Võistluseelne ettevalmistus seekord sai ikka väga põhjalikult tehtud, sest tegelikult meil jäi eelmine etapp vahele. Turboremondi tõttu olime sunnitud turbo saatma Ameerikasse remonti, see ei jõudnud tagasi, aga selle eest andis meile viimaseks etapiks rohkem ettevalmistusaega. Tulime siia teadlikult uut Eesti rekordit püstitama, mis siis ka õnnestus tegelikult tervelt 3 korda selle nädalavahetuse jooksul. Esimese ajana tuli meil, kus me siis ületasime Eesti rekordi, oli 7.49. Kehtiv rekord oli siis 7.58, eelmine aasta minu poolt sõidetud. Teise ajana sõitsime 7.29 ja siis viimane siis täna sõidetud 7.21. See oli väga keeruline sõita ka, sest sa ju, kui sul oli vastane, sa ei tohtinud ju indeksit lõhki lasta. Tõsi, tegelikult kõige keerulisemaks selle nädalavahetuse jooksul osutuski see, et mitte sõita liiga kiiresti. Päris mitu korda pidime pidurdama samamoodi ka nagu finaalis Andres Arnoveri vastu. Lõpus pidurdasime ja tegelikult ma ei olnud lõpuni kindel, kas ma võitsin, sest et just sõitis finišijoonel must mööda tänu sellele, et ma pidurdasin. Aga õnneks siiski õnnestus kõik maksimaalselt. Eelmine nädal sai Saksamaal oldud stardis kuulsa Hockenheim ringil ja võidetud Euroopa etapp oma Promod Mustangiga, kuid see nädal me oleme täiesti teise autoga. Eestis olime võistlemas, tegu siis Eestis valmistatud Eesti meeste poolt garaažis kokku keevitatud tegelikult toruraamil Pontiac Transamiga, millest on pool veel tegelikult täitsa tänava auto. Ja ma olen 2 aastat selle auto roolis olnud ja suur töö on taga nagu ära tehtud, et kui me saime, oli ta 7,9 sekundit sõitnud 400 meetri peale. Ja täna me jõudsime sinna punkti, mis oli minu töö selle autoga, et me suutsime alistada 7,5 sekundit aeg. Et see on kindlasti suure töövili, mida ma olen õppinud kiire Promod auto pealt, aga Eesti rajal väikse refiga ja väga raske autoga nagu see 1300 kilo võrreldes 100-150 kilo raskema autoga on see väga-väga keeruline. Et täna kvalifitseerusid ju tegelikult oli kõik autod põhimõtteliselt 7,5 sekundisse ja ülitihedalt, et puhtalt käis reaktsiooni peale võistlus, et samamoodi kui ma Saksamaal pingutasin reaktsiooniga, siin viimasel 0,04 sekundit, aga kuna teine auto oli grammi kiirem, reaktsioon oli küll kehvem, aga 0,02-ga ma jäin ikkagi alla, aga kogu tiim on ülirahul ja me oleme väga rahul, et lähme rahuliku südamega vastu talvesse ja valmistame auto järgmiseks aastaks ette natukene kiiremaks, et olla seal täiesti indeksis 7.5.0. Oleme proovinud seda autot siin seadistada ühte ja teistmoodi. Viimane nüüd finaalsõit oli selles suhtes põnev, et me küll seadistasime enda auto suht täpseks tegelikult, aga lõpus ma nägin, et kaasvõitleja ei tulnud nagu täitsa nii kiiresti järgi nagu vaja ja siis me igaks juhuks ka pidurdasime, aga napilt ikkagi võitsime. Et see oli nagu väga-väga napp võit, ütleks nii. Meil terve nädalavahetus läks selles suhtes päris hästi, et me oleme nagu probleemideta saanud sõita, meil ei ole autoga muresid olnud, kõik tehnika on ilusti vastu pidanud, siin terve aastat tegelikult on meil olnud tehnikaga muretuid probleeme, et jah, me oleme uuendanud enda tehnikat väga palju, et siin juba on uued plokikaaned ja asjad, mis meil kõik uuendatud on siin, et auto tegelikult on suuteline sõitma juba seal kergelt 8, aga seekord me kahjuks sinnani ei jõudnud, sest starte jäi meie jaoks siin liiga väheks. Just sai punkt pandud siis 2024 aasta kiirendushooajale, mis on igatepidi võimsam, kui kõik senised asjad on kokku olnud, vähemalt lähiaastatel. Meil oli tervelt 6 etappi, mis on erakordne, 6 etappi pole ikka väga kaua aega olnud. Lisaks on see, et tore on näha uusi korraldajaid, et kui varasematel aegadel oli siin paar korraldajat, kes punnisid mitu etappi teha, siis praegu on ikkagi see, et kõik 6 etappi oli erinevate korraldajate poolt tehtud. Uued korraldajad näiteks nagu MTÜ kiirendusvõistlused, kes siis Käsolin Kapiopaara ürituse korraldas siin samas Kiltsi lennuväljal 2 nädalat tagasi tegelikult. See oli super üritus ja lisaks ka Piibel toimus see aasta nii-öelda nagu Driftiliidu poolt korraldatud EMV etapp, mis on ka väga tore, et Driftiliit sellise asjaga tegeleb lisaks nii-öelda drifti populariseerimisele. Kui me räägime sõitjatest, siis loomulikult, et meil oli nii-öelda rekordarv etappe, rekordarv uusi korraldajaid, siis tegelikult oli ka rekordarv uusi rekordeid, et sõideti see aasta korduvalt üle tsiklite rekordid, mis hetkel siis on viidud 8,4 sekundi peale juba
Veljo Einberg on suutnud sõita siis uue autode rekordi 7,21 ja müstilise lõppkiirusega 296 kilomeetrit tunnis, natukene veel ja on see maagiline 300 piir ka veerandmiilil ületatud, mida me oleme tegelikult pikisilmi oodanud. Ja tore on ka näha seda, et lisaks sellele, et kõik klassid on suurenenud ja on tulnud rohkem võistlejaid, on tulnud ka uusi klasse juurde. Nimelt selle hooaja alguses võttis meiega ühendust siis Dodge Challengeri klubi, kes ütles, et me toome teile siia piisavalt võistlejaid, teeme Challengeri eraldi kapi. Ja ongi nad sõitnud, täna oli näiteks neil 16 autot platsis, Edra Nationalil oli pea 20, kui ma ei eksi. Ühesõnaga, et see on tore ja lisaks ka seda, et kui meil täna oli 140 pluss osavõtjaid, Edra Nationalil oli 160 pluss osavõtjad, mis tähendab seda, et see ala on tõusuteel ja tore on ka see, et meil on välisvõistlejad tulnud juurde. Ehk täna näiteks sellel võistlusel oli 5 ProBike'i soomlastest tsiklimeest siin kohal, on käinud läbi aastate siin lätlased, leedukad, kellele väga-väga siin meeldib sõita ja loomulikult see rajaprepp läheb ka iga korraga järjest paremaks ja pikemaks, nii et järgmine aasta me näeme kindlasti juba uusi rekordeid ja ka uusi ägedaid üritusi.